Famous, also famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, also famous, number one, desirable. I do what I want, when I want. Tervitused, ausad naised kuulajad, mina olen Elis ja täna tuleb meil väga naiselik saade. Nimelt mul on külla tulnud enesearmastuse coach ja mentor Katre Kulbak. Tere sulle! Tere! Tšau! Tore, et jõudsid siia ka. Olen tegelikult pikalt mõelnud, et sind tegelikult kutsuda siia isegi juba varem, kui ma olin nagu välismaal. Tulid sa mitu korda nagu mulle mõttesse sind kutsuda. Aga kui minna nüüd tegelikult 4 või 5 aastat tagasi, siis vaatame, kõik ajas muutume. On ju? Ja no ma olen varasemalt siin ka ennast jaganud, võtnud kokkuvõtteid tagasi vaadatuna ja nii edasi, et kui ma siin näiteks mingi 4 aastat tagasi vaatasin, siis ma olin üsna skeptiline, et keegi õpetab enesearmastust ja mingi suhteliselt siuke nagu negatiivsem hoiak oli ja siuke nagu hinnanguline hoiak. Üleüldiselt ma olin võib-olla varem hinnangulisem ka. Et mis enesearmastus ja nii edasi, aga näed, eelmine aasta olin Austraalias ja tundsin, et vajan toetust, kuna nagu võib-olla ümbritsev keskkond ei olnud nii toetav, siis vajasid, et su ümber oleks ikkagi siiski need toetavad inimesed. Ja siis võtsin näed sinu suvekursuse, mäletad? ma olin seal grupis ja tegin usinasti sinu neid harjutusi ja värke, et tegelikult oli toetav, kuna siin oli küll suvi, aga Austraalias oli külm talv, seal sa lõdisesid, olid toas mingi teekene, siis oli nii tore nagu vaadata neid videosid ja iga õhtu natuke kirjutada. Et no vot, kuhu me oleme välja jõudnud, seda ma tahtsin ka öelda ja ma tahtsin sulle esmalt ka palju õnne soovida, et 5 aastat ju enesearmastust sai täis. Nüüdseks. Aitäh! Ja 5 aastat ausad naised podcasti sai ka täis tegelikult. Palju õnne! Kusjuures siinkohal, loomulikult see podcast on mul aja jooksul silma jäänud ja on mõningaid tuttavaid, kes on nii-öelda käinud, siis eks on endal ka see mõttes olnud, et huvitav, millal mind kutsutakse ja näed, nüüd ma siin olen, et see on küll ja. Et mõnikord on nii jah, et kelle suhtes on olnud mingisugused arvamused, ise oled täiesti nagu teinud mingi shifti enda sees ja muutunud ja oled kutsunud selle külalise just sellepärast, et enda nagu et näidata teisest et ta saaks mitte et tema saaks näidata ennast teisest küljest, vaid lihtsalt, et ka mina näeks teda teistmoodi, et ei ole ainult see, nagu mida mina varem kuskilt sotsiaalmeediast või midagi nägin, on ju. Aga sa pole esimene, kellel on eelarvamused selle suhtes, mis ma nii-öelda teen ja räägin, et päeva jooksul on seda väga palju olnud, kes on alguses vaadanud, et nagu mis asi see on ja siis aastaid hiljem lõpuks nii-öelda tullakse ja on hoopis teise nii-öelda suhtumisega kogu sellesse teemasse. Ja, et saadakse aru võib-olla sellest pointist ja et see tõesti nagu on väärtust loov ja see tõesti aitab inimesi ja naisi ja kõiki, et alguses võib-olla ei saadagi sellest väärtusest aru vaata. No, sest et ega enesearmastusel on ka oma nii-öelda maine juures või mõeldakse midagi väga kerget ja pinnapealset ja üks minu nagu selliseid asju on olnud, et ma ei tule otseselt midagi õpetama, vaid ma aitan sul endal nagu selgus saada või ennast avastada või kes sa oled, kes sa ei ole, et ma ei taha kunagi öelda sulle, et mida sa pead tegema või kuidas sa pead olema, sest seda öeldakse meile piisavalt palju niigi igapäevaselt on terve elu öeldud, et selle kogu programmi eesmärk on hoopis just nii-öelda vastupidi. Ja täna me kindlasti võtame natukene lähemalt ka seda ja täna on tegelikult ka põnevaid üllatusi, nii et olge kursis, olge lainel meiega, on ju, et vahepeal siin võib tulla põnevaid asju sisse, aga sa oled tänaseks töötanud üle 7000 naise, seda on ikkagi päris palju. Omajagu. Endale küllatuseks, et nagu tegelikult nagu... Ja üks hetk, kui sai nagu kõik grupid kokku liidetud, et palju siis kus 100 jooksul on tulnud ja registreerimisi, siis oli küll nagu üllatus ikka jah, et neid on nii palju läbi käinud. Aga samas on seda veel vähe.
seda, sest testis on väga palju naisi, kelleni veel jõuda. Kelleni veel jõuda, muidugi. Ja ma arvan, et välismaale ka minna, siis on tohutult palju. No siis piire ei ole. Siis piire ei ole põhimõtteliselt ja ongi, et ise ka välismaal nagu käies, nähes, vaadates, mis seal toimub, kuidas asju tehakse, siis kuidagi see maailm nagu laieneb ja tegelikult kõik, mis on võimalik nagu teha, et aga kõigepealt alustada siin armsas Eestis, ma arvan, ja siis vaadata edasi. Aeg oleks ükskord suunad teisele poole võtta juba, jah? Mida nende naistega töö on sulle enim õpetanud selle 5 aasta jooksul? 7000 naise? Ma arvan, et üks, mida alati, kui naised on gruppidesse, üllatab ka neid, et meil on tegelikult kõigil väga sarnased probleemid ja väga sarnastes kohtades oleme, et me ei ole üldse erinevad. Vahet ei ole, oled sa ema, oled sa kodune inimene, töötad, oled sa ettevõtja, oled sa suhtes, oled sa vallaline, elad sa kuskil mujal, elad sa siin Eestis, mis iganes su taust on. Meil kõigil on tegelikult väga sarnased teemad, et me tegelikult väga palju üksteisest ei erine ja see alati on nagu miski, mis siis nagu ka ühendab kõiki nii-öelda grupis, et ma arvan, et see on niisugune üks peamisi. Ma arvan et naisi nagu tervendabki see, kus me saame tunda, et keegi tunneb ka niimoodi ja kuidagi see on ühtne nagu kogukond, ühtne selline, et ta tunneb ka samamoodi ja me saame nagu seda jagada ausalt ja avatult ja ilma charge'imiseta. Sest palju me oleme seda charge'imist ju saanud nagu ma alates juba sealt on ju lapsepõlvest peale. Ja absoluutselt, et see on ka tihti peale, vahet ei ole siis, mis grupiprogramme täna asju tehakse nii-öelda, et neid hinnanguid üldjuhul seal ei ole ja see, et sa saad päriselt nagu jagada, mis nii-öelda toimub, et aga jah, see loob seda, need ühised kogemused loovad seda ühtsustunnet, et nii paljud arvavad, et nad on nii üksi kõiges nendes teemades, et tegelikult kui sa natuke pistaksid pea oma kookonist välja, siis sa näed, et tegelikult ei ole seda. Ja mida ma olengi täheldanud, eriti just siin varasemate külalistega ka nagu rääkides, et eestlane kuidagi ongi see oma urus ja erak ja nagu hoiabki endale ja võimalikult oleks nagu turvaline ja mis ongi okei. Aga et julgeda küsida abi, julgeda minna mingitesse kogukondadesse või mis nagu kõnetab, just nagu endast lähtuvalt, mis sind kõnetab. Ma arvan, et see on oluline. Ja nii-öelda vastaspoolena me peame ka näitama, et see on turvaline teha teise inimese jaoks, et miks paljud ei julge, kas neil on mingid kogemused, on öeldud, et see ei ole okei, eeskuju, et seda üleüldse ei tehtagi, et aga inimestele luua, aga kui sa täna ise oled see, kes küsib abi, et sa lood teiste jaoks seda sama turvalist kohta, et nad tõesti julgeksid nii-öelda seda teha. Nõus. Sellega nagu enesearmastusega tegelemine sinu puhul me tavaliselt nagu tegeleme millegiga, mis meile endale nagu pakub midagi või teeme seda ka kuidagi enda pärast. Kui tulla nüüd kuskile 5 aasta tagusesse perioodi, vajasid ka sina, kui sa sellega alustasid mingil moel toetust ja naisteruumi? Ma vajasin juba enne, et miks ma ise nagu sellele teekonnale läksin ja mina selles suhtes ütlen, et ma olen ikkagi introvert, et ma vajan seda üksi olemist ja peidus olemist, aga ma vajan ka tegelikult tõesti seda naiste keskkonnas olemist ja tegelikult samamoodi nagu paljud teised naised, et harjunud üksi olema ja natuke hirmutavan ennast naiste keskkonda välja panna, aga lõpuks, kui sa paned, on see sõbrannad või täna ongi kas või nendes naistes gruppides, et see on nagu äge tunne, kus sa ka ise oled nagu kuuldud ja mõistetud ja sulle ei anta hinnanguid, et ma arvan, et ma tol hetkel ei osanud seda niimoodi näha, et järjest käies ise oma õpingute raames, olles erinevates naiste gruppides, tõi see võib-olla endas väga palju selliseid ebakindlusi alguses nii-öelda välja, millega hilisemalt hakkasid tööd tegema. Aga ma arvan, täna nagu tagasivaates on see moment, kus
ma näen, et mul on seda vaja ja ma pean teadlikult panema nendesse kohtadesse, et mis kui on mingeid üritusi või networkimisi või asju, et tõesti nagu minna, et ma võiks ka ennast sinna koju 4 seina vahele jätta, et aga alati, kui kohale lähed, teed selle sammu ära, see on nii väärt, aga see ei tule ennem meelde, kui seal nagu kohal oled või kuskil selles grupis nii-öelda. Ma arvan, et paljud üldse nagu ei arvagi, et sa üldse oled introvert või kuidagi eraklikum, et sa ei paista küll välja, et oma sotsiaalmeedias ja nii edasi, aga see ongi your job. See on mu töö ja mis mul siis viga ei ole see kaamera ette võtta ja seal oma töö ära teha ja see välja panna, et ma ei ole samas nagu teiste inimeste keskel. Et täpselt samamoodi, kui ma teen näiteks workshoppe või mingid selliseid asju online'is, ütleme, et seal on 100 inimest kohal, ma panen ainult enda pildi ette, nii et ma ei näe mitte kedagi teist, siis ma olen ka nagu omas mullis endiselt nii-öelda, et minu jaoks on ka see alati suur väljakutse minna ja mu süda väriseb ja käed värisevad, et aga siis nagu iga kord sa annad see paar minutit endale aega ja sa juba tunned ennast nii-öelda palju paremini. Vabamalt, aga sa käisid õhtusaates ka ju. Kuidas see oli sinu jaoks? See oli osaliselt nagu päheõpitud teemad enda jaoks, alati selliste suurte esinemiste ja käimiste asjadega, et siis pärast ei mäleta väga palju midagi, mis sa nii-öelda nagu rääkisid, et aga nii palju loeb ka sellest, kes need inimesed sul seal on, kui vabad nemad on ja kui mugavaks, et õhtu saada selles suhtes saatejuhid olid väga, tegid nagu lõbusaks ja toredaks, et oli nagu väga lihtne, pluss ületpool oli täiesti pimesega, ma ei näinud mitte kedagi. Okei, no vot, aga sa vähemalt astud, vaata, et sa vähemalt teed, et sa ei jäta nagu sinna hirmu kohta ennast, et ei limiteeri sellega, et paljud jäävad sinna ju kinni, on ju. Ja siin tuleb lihtsalt enda jaoks nagu meelde tuletada, mis mul on nagu olulisem ja miks ma seda teen ja mis mu eesmärk on, et mu eesmärk ja põhjus ja miks on suurem kui mu hirm ja seega ma pean tegema neid asju, mis on hirmutavad, isegi kui ma ei taha teha, aga mu soov, mu tahe midagi muuta, luua on suurem, et ja seda peab meelde tuletama. Ja ma arvan, et see enda miksi kogu aeg läbi nagu hekseldamine, korrutamine jumala päevaselt. See on nagu nii oluline, sest see tõepoolest tahab nagu meil täiesti nagu ära nagu fookusest ära kaduda vahepeal. Seega, mida rohkem on see sul igal pool ees kõik võimalikes kohtades, seda lihtsamaks enda jaoks nagu asjad teed. Jaa, nii on. Mul oli mitu küsimust nüüd seoses selle, mis sa jagasid. Üks on see, et sa ütlesid, et sa käisid ise ka koolitamas. Mis olid need kursused või koolitused, kus sa siis käisid? Ma tean, et sul oli üks periood elus, kus sa läksid mingi välismaale kellegi käe alla õppima ja siis see oli tegelikult su elus ikkagi väga suur nagu hüpe või otsus nagu, et see teha, sest et see, me teame palju need välismaa koolitused maksavad, on ju, et no ütleme nii, et mul on kõik koolitused, välismaa koolitused olnud ja ükski koolitus pole alla 10 000 maksnud, kõige kallim oli 17 500 ja see oli, kes teavad Boss Baby sotsiaalmeedia platvormi Instagramis üks populaarsemaid naiste seas, siis nende mastermind oli kõige kallim pool aastat ja seal ma tutvusin oma coachiga tegelikult, kelle käe all ma hakkasin nagu õppima paar aastat coachingut, aga eelnevalt siis tegelikult oli kui ma läksin Taisse, Janet Bray-Atwood, kes siis õpetas just enesearmastuse teemasid. Ja ega ma läksin tegelikult sinna enda pärast, aga kõik, mis ma õppisin, oli see, et sa hakkaksid ka edasi andma, aga mul võttis päris mitu aastat aega, kuni ma jõudsin selle otsuseni, et okei, ma hakkan ka siis nagu proovima. Aga see oli mu esimene pikk lend, see maksis 15 000, pluss lennupiletid, pluss mingi tööpimised asjad. Ja ma ütlen, terve lend oli see, et palun pöörake see nagu lennuk tagasi, ma ei taha minna ja ma arvan, et esimesed 3-4 päeva mul oli see, et nagu ma lähen minema, ma lihtsalt ei taha siin olla ja terve iga päev ma nutsin seal, et aga lõpuks harjusid ära seal olemise ja nende inimestega ja polnud mitte kunagi sellist asja teinud, mingit sisevaatlust ja tõesti sügavuti endaga läinud ja mingeid ülesandeid ja teistega suhelnud ja veel inglise keeles kõik, et see oli minu jaoks see hüppelaua moment nii-öelda. Ja kus sa selle raha kokku said neid? See esimene koolitus selles suhtes, mul oli tol hetkel kaaslane, kes mind toetas sellega. Temal olid need võimalused olemas, ütles, kui ma näen, et see mind aitab, et siis ta on nõus. Aga isegi siis mul oli see, et ma ei ole kindel, kas ma lähen, aga mul üks sõber ütles hästi, et sul on valik.
kas sa järgnevad paar aastat loed läbi 200 raamatut või sa lähed kohe sinna ja saad selle, mis sul vaja on. Ja siis oli minu jaoks otsus tehtud, sest ma ei tahtnud, ma ei jõua elu sees siin neid 200 raamatut läbi lugeda. Ja siis see otsus oli minu jaoks nii-öelda lihtne. Aga ta ei olnud ikkagi lihtne, et see oli ikkagi väga ebameeldiv ja ebamugav. Et too oli, et aga muud nii-öelda edaspidised koolitused olen ikka ise aja jooksul kokku krappinud. Ja teinekord tegelikult need raamatute lugemised ainuüksi ei toimi. Ma ei oleks tegema midagi ikka hakanud, et ma oleks võinud neid lugeda, midagi oleks külge jäänud, aga mul ei oleks nagu seda momentumit tõenäoliselt tulnud, et see, et kui sa lähed päriselt kohale ja sa oled nii-öelda, meil oligi 9 päeva, väga intensiivne, iga päev on sul harjutused, ülesanded, et läbi reaalsed praktikad, action, siis nagu sa ei saa kuskil ära põgeneda. Palju seal oli seda avalikku esinemist? Me olime siis nii-öelda koolitaja, mina ja 2 naist oli veel. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda pidin nende 3 inimese ette minema rääkima, ma arvan, ma esimesed 10 minutit nutsin lihtsalt, ma ei suutnud rääkida. See oli nii kohutav minu jaoks, ma tundsin nii piinlikkust, et ma ei saa hakkama ja kuidas ma räägin ja nii edasi, et see oli nii kohutav. See on siiamaani, see oli nii freaking kohutav. Aga näed, kui sa praktiseerid ja tegeled enda teemadega ja tead, miks sa seda teed, see aja jooksul muutub. See ei tähenda seda, et ma siiamaani igal kord, kui ma lähen esinen, on see online'is, on see laivis, alati jalg väriseb all. No, sa ütlesid, et praegu ka, kui ma alustasin, et sul on värin sees. Ja, ma ütlen, nagu oligi, et ma jõuan kodus 10 korda potil veel käia, et alati on närv sees ka puhtalt sellepärast, et see on oluline. Et ma tõesti, et ma tulen, võtan selle aja, et ma ei kuluta enda aega, ma ei kuluta sinu aega ja ma ei kuluta teiste inimeste aega, et ma annan midagi nii-öelda vastu selle aja jooksul. Just. Midagi ma tahtsin veel küsida siit. Okei, las ta jääb. Aga see 5-aastane teekond, kas sa tänaseks nagu tunne, et su elu on nagu kardinaalselt muutunud? 100%, et mina tulen ikka samamoodi selles kohas, kus 0 enesekindlust, 0 enesearmastust, 0 eneseväärtust, mitte midagi ei olnud. Et kui ma alustasin seda puhtalt enda teekonda, ja see 5 aastat on loomulikult olnud kõige suurem kasvamine, sest et selle tee alguses ma läksin lahku oma pikaajalisest suhtest ja siis hakkas see nagu täielik minu aeg ja siis ma kolisin ka Eestist ära Baalile ja ehk see aeg on tõesti väga palju õpetanud ja kõige suurem kasvamine olnud. Tuligi nüüd meelde, et mu enda teekond on just olnud selline, kus ma olen meeletult palju raamatuid lugenud. Ma arvasin, et mõistmine, et kui ma endal topin hästi palju nagu teadmisi, et siis mu tunne justkui muutub või ma saan teadlikuks, on ju, aga esiteks see ei pane mind võib-olla tegutsema kohe ja see ei muuda mu tunnet. See annab teadmisi, aga ma täna näen, et see mõistmine, mis ma sealt olen saanud, ma ei ütleks, et ta on nagu nii-öelda täiesti nagu nii-öelda mööda pükse või kuidagi, aga oleks saanud veel nagu just nimelt minna kohe tegutsema, on ju. Aga on nii, nagu on läinud. See hoiab nagu ka, eriti kui alustadagi ainult nagu nendest ja sa ei ole niigi võib-olla see, kes lükkab ennast mugavustsoonist välja, siis sa ei tee seda ka siis ja siis ongi nagu palju neid ilusaid quote ja lauseid, mida edasi antakse, aga tegusid seal taga üldjuhul tegelikult ei ole. Ja, et loedki kogu aeg neid, et mis on õige aja, niimoodi peaks ja see quote. Ja siis sa kuuledki seda, et kui sa midagi kellelegi räägid, ma ju tean seda, aga sa ei tea, kui sa ei tee tegelikult, et neid teadjaid on väga palju nii-öelda mõttetasandil, aga nii-öelda tegusid ei ole. Kui palju sa täna näed, et antakse nagu edasi seda, mida tegelikult ise ei elata, nagu üldse coachingu maailmas või... Coachingu maailmas on mul natukene nagu raskem öelda, sest et nagu ma ütlesin, ma ei pane ennast väga palju igale poole välja, sest ma ei tea, mida teised sa teed enda asja. Ma teen enda asja, mulle meeldib nii, et nii palju, kui ma oma tutvusringkonnas näen, näiteks Kai Oja, kellega ma saan väga hästi läbi, tema täiega paneb ennast kogu aeg välja ja ületab ja ennem rääkisime just Katrin Hinrikusest, nagu tema on täpselt samamoodi see, kes täiega teeb. Et neid on, aga on ka aja jooksul nagu täiega vastupidi näinud. Meie nii-öelda mõned elukeerkäigud on üsna sarnased olnud, sa oledki iluvaldkonnas olnud.
mina samuti ja ka coaching ut õppinud. Mis sa ise kõige väljakutsuvamaks üldse selle ettevõtluse teekonna juures pead? Kogu ettevõtlus on üks suur väljakutse. I know, aga võib-olla too enda jaoks. See on nagu see tõesti üks koht. Esiteks, ma arvan, et see üksi koht on kindlasti, et see teeb üksikuks tegelikult, kui sa päriselt teed midagi ja liigud, et ma arvan, et see üksi pool kindlasti. See üles-alla pidev käik pole vähemalt mina ei ole veel siiamaani täielikku stabiilsust selle nii-öelda loonud. Ma arvan, et finantsi poole pealt kindlasti müügid, töö käik, kuidas käib, et nii palju on veel nagu mida muuta ja teha ja katsetada. Et väga raske on nagu tuua selles suhtes, mis on nagu see konkreetne, et need kindlasti on, et ta on üks suur õppimise väljakutse, 2 asja, ettevõtlussuhe nagu kõige suuremad õppimiskohad, et sa pead ikka olema väga tugev natuur tegelikult, et siin nagu läbi lüüa. Ja eriti just praegu ma tunnen, et on seda distractionit lihtsalt nagu nii palju. Ainult, et kuidas sina ise oskad ennast selle eest kaitsta. Teistmoodi, kolmandat moodi, esiteks nagu need sealt tuleb kiiresti, kasuta seda minu meetodit, siis niimoodi saad sa 10 korda rohkem müüki, 100 korda rohkem müüki, tule sinna, tee seda. Ma olen sinna õnge ka läinud, vaata. Aga lõpuks on ikkagi see, et mida sa tahad, on ju, mis on sinu miks. Ja sa pead leidma, ongi katsetama ja leidma enda jaoks sobivad viisid, sest see, mis sobib sulle, ei tähenda see, et see sobiks nii-öelda mulle, et selles suhtes ongi väga raske müüa, et see on see õige viis. Ja täpselt samamoodi, kuidas mina omi asju nii-öelda teen ja kursuseid, et pole olemas ühte kindlat viisi, katseta ja vaata, mis võiks sinule sobida. Et muud moodi me tegelikult teada ei saa. Ja siis, mis ma ise nagu ka välja tooks, et väga tore on vaata, et me oleme asukohavabad ja nii edasi, aga selle asukohavabadusega on ka see, et ongi see, et kodu on ükskord seal ja kodu on teinekord seal ja ei ole sellist võib-olla stabiilsust ja pluss siis see, et oledki näoga kogu aeg arvuti taga ja teed arvutis asju, mis viibki sind sinna üksikusse tsooni, mida sa enam mainisid, et ma olen ise ka nagu nüüd tulles reisilt hästi palju nagu kogenud seda, et ikkagi tahad olla ka inimeste keskel ja tahad päriselt inimestega kohtuda ja siis tahadki neid päris üritusi teha nagu ka, et mitte ainult ka siin stuudios kükitada, on ju, et kindlasti ma tahan mingeid vestlusõhtuid ka teha, aga jah, lihtsalt sinu selle jutuga tuli nagu see, et see on üks väljakutse koht. Jah, ettevõtlus on tihtipeale üksik koht, et isegi kui sul on inimesi ümber, kellega sa koos töötad, siis tihtipeale, kui sina oled see visionäär ja sina juhid seda asja, siis keegi teine sellest asjast lõppkokkuvõttes ikkagi aru ei saa, tal ei ole seda sama visiooni nii palju, kui sina ka seda edasi räägid või see ei ole nagu nende nii-öelda laps tegelikult, keda sa kasvatad. Ehk tihtipeale me jääme seal nagu üksikuks, et loomulikult on erandeid, on teistpidi, täna luuakse järjest enam teistpidi asju, et neid keskkondasid ja nii edasi, et aga nii palju jällegi kuulad, loed, vaatad, et see on nagu paraku täna veel nagu päris paljude kogemus. Nõus. Ja ma näen, et iluvaldkonda sa nagu täiesti cancelisse ei ole nüüd nii-öelda pannud, et me oleme isegi paar korda ühes ilusalongis kohtunud. Et mis sind iluvaldkonna juures on paelunud? Minule lihtsalt vahepeal meeldib nagu kätega tööd teha ja ma lihtsalt saan nagu meele välja lülitada ja lihtsalt nagu inimesega connectida. Et see on nagu see, mis mulle nagu meeldib ja lisaks veel ilusaks teha. Ehk seal on kohene tulemus, mis sa saad inimesele anda ja ta tunneb end hästi, et tõsi ongi, tegelikult ongi siuke välja lülitamine, siuke pisike käsitöö nii-öelda, mis seal teed, mõtled omi mõtteid, hoopis täiesti lükkad ennast teistest tööasjadest välja, lihtsalt oled seal kuskil nii-öelda oma maailmas. Kindlasti on see, sest ma tundsingi, ma 3 aastat ei teinud ja siis üle 1,5 aastat tagasi hakkasin uuesti tegema. Esiteks, et saada seltskonda ümber, et oleks teisi naisi, kellega sa teed tööd koos, käid kuskil koos nii-öelda, ehk see oli üks eesmärk ja teine oli ka rahaline eesmärk, et teenida endale tegelikult lisasissetulekut, sest et iluvaldkond toob ka päris hästi sisse. Jaa, nõus.
Kas sul on alati olnud selline ettevõtlusvaist ja huvi, sul on perekonnas või suguvõsas mingeid ettevõtjaid või kuidas sul sellega on? No üles kasvades ma siiski ettevõtlust ainukesena nägin, selles suhtes ma tulen nii-öelda talupidajate perest, et meil oli suur talupidamine, et seega vanaisa ja vanaema ma kasvasin nendega koos üles, ehk ma ei näinud seda, et keegi läheb nagu palgatööle, kuigi ma nägin seda, et kõik alati rügasid meeletult tööd, hommikul varakult ju ärkama ja juba lauta ja nii edasi, ehk ma nägin seda, aga ma ei näinud, et keegi nüüd võtab oma portfelli ja läheb kuskile nii-öelda tööle ära, et seda ma nagu ei näinud ja ma vanaisaga tihtipeale käisin erinevatel kohtumistel ja asjadel ja nii-öelda kaasas ja et sealt kindlasti nii-öelda tuli ja ma arvan, et ka see teadmine, et oma bioloogilise isaga seoses mul alati ema ja kuidagi nad rääkisid, et ta on ka ettevõtja, et sealt tulid omad need mustrid ja asjad veel nii-öelda juurde, aga jah, ma arvan, et sealt on see tulnud. Jaa, väga vinge. Mina olen just see, kes nüüd olen see ainukene nii-öelda mustlamas, kes väga nagu mul ei ole perekonnas olnud kedagi ettevõtjat ja siis ma näen, kuidas mul on natuke veits raske, aga noh, võtan selle väljakutse vastu ja annan oma parima ja nii ta läheb. Ega ma olin ka palgatööl, ma olen vist ainult mingi 4 kuud olnud oma elust võib-olla natukene peale. Ja ega mul vanaema oli ikka, kui ma alustasin iluvaldkonnas, et millal sa ükskord normaalsele tööle lähed ja hakkad nagu teenima. Ja siis kuni sinnamaani, kuni ma hakkasin iluvaldkonnas raha teenima ja võib-olla hakati minu käest raha küsima, et siis jäädi nii-öelda tasa, siis enam ei küsitud seda küsimust. No vot jah, et alati tulemused siis lõpuks panevad inimesi vaikima või kuidagi siis hakatakse sinu poole vaatama, see on alati nii vaata, et hakatakse siis sinu poole vaatama, kui sa oled nii-öelda win-win teinud. Just. Kui palju sul on olnud selle perioodi jooksul, et ma ei suuda enam läbipõlemine kuidagi on nagu ka tulnud ja mitmeid kordi sa oled silmitsi seisnud läbipõlemisega näiteks? 2 korda. Üks kord oli tegelikult siis, kui ma alustasin seda enesearmastuse kursust ja nende teemat ja teine nüüd, kui 5 aastat sai täis. Aprillis sai uue laksu nii-öelda peale tegelikult, et siin mõned kuud olen nagu sellest taastunud. Mis juhtus? Kõike läkski liiga paljuks, ülikool, salong, trennid, uus suhe, koolitused, 1-1 kliendid, et lihtsalt kõik väga palju oli sükest uut nii-öelda seal juures ja lihtsalt ei jaksanud enam. Lihtsalt oligi kõik. Ja siis üks päev ongi lihtsalt see, et sa oled väga väsinud, väga apaatne, ei tahagi midagi teha, ainult magad, täiesti tuim. Ja nii oligi. Kaua see periood siis kestis? Ma arvan, et selline periood oli sükke kuukene ja siis ma tõmbasingi kõigiga, mis ma sain nagu nii minimaalseks, ehk kas või ülikooliga, et ma ei läinud enam põhimõtteliselt koha peale, ma tegin kodus nii-öelda asjad ära, kui pidi töö olema, läksin kohale. Mis ma veel, ma võtsin ju Pilatese koolituse treeneri, et teen selle, siis ma panin selle nii-öelda pausile, et lõpetan natukene hiljem ära. Ma ei mäleta, mis seal nii-öelda veel oli, aga nii, mis ma sain, siis ma tõmbasin ja kool oli tegelikult see, mis võttis mult päris palju energiat, ütleks, et see, kui ma selle tõmbasin, siis hakkas nii-öelda seda tagasi ka tulema rohkem. Aga miks sa tundsid, et sa tahad uuesti kooli minna? Ma ärkasin aasta aega tagasi üks hommik üles ja olin unenägu näinud, et ma olen ülikooli, et siis ma mõtlesin, mis siis ikka? Ma vaatan, mis EBS-is on, et see ainukesena mulle nagu pakkus huvi too hetk ja ma olen korra EBS-i pooleli jätnud ja ma olen 2 korda ülikooli pooleli jätnud ja siis tegin avaldus ära ja sain. Ja mõlemad on ärijuhtimine või? Esimesena oli rahvusvahelised suhted, kui oli veel TTÜ, siis EBS-i minnes, siis oli rahvusvaheline ärijuhtimine ja nüüd kavad asjad on muutunud, siis nüüd oli ettevõtlus ja ärijuhtimine. Palju sa oled ohverdusi selle perioodi jooksul pidanud oma elus tegema, et
võib-olla jaga seda ülestöötamise, mitte ületöötamise. Ma alguses lugesin ületöötamise. Oi, seda on nagu ikka omajagu tulnud selle kõigega. Ja ülestöötamise periood, et mis on muidugi tavaliselt ka kõige see väljakutsuvam, on ju? Väljakutsuvam ja ka kõige põnevam tegelikult, et samas sul on see excitement ja see drive ja sa nagu tahad teha ja midagi luua, aga samas sa veel ei tea, kuhu sa lähed ja kuidas ja mida sa täpselt pead tegema. Et tol hetkel tegelikult oligi, ma olin siis läinud laiali oma suhtest, elasin üksi, võtsin coachingu koolituse, hakkasin esimest gruppi tegema, samal ajal oli mul veel tol hetkel salong, tegin täiskohaga seda, õhtul USA aja järgi olid koolitused, siis olid poole ööni seal, ehk tegelikult siuke tihtipeale oli 4-5 tundi und, et õppida, samas ise teha, samas nii-öelda tööl käia. Ja kindlasti üks oligi see ja sealt mul tuli siis mu esimene see läbipõlemine lõppkokkuvõttes, sest et une arvelt hakkas minema, liikumise arvelt hakkas kõik minema, toitumise arvelt, siis oli Red Bullid, need, mis hakkasid hoidma seda öösiti nii-öelda. Mul on ka see periood olnud. Ja ega ma ei käinud väljas, ega ma ei suhelnud sõpradega, raha ei käinud kulutanud kuskile, ehk selles suhtes ohverdus oli ta paraku väga palju oma tervise arvelt tol hetkel, aga ka kõik see, et ma käin väljas ja lõbutsen ja meelelahutus, kõik see, et sest mul oli fookus paigas, mul oli eesmärk paigas ja see oli esimene kord, kus ma tegin siis seda, et minimaalselt igat asja 2% päevas. Terve aasta vältel. Mitte ühtegi päeva ei jätnud vahele, kus ma ei oleks teinud midagi, mis viib lähemale sinna, kus ma tahan nii-öelda jõuda. Ja see tegelikult aitas mind väga palju edasi, et ma igapäevaselt midagi nii-öelda tegin. Ja siiamaani tagasi mõeldes see on nagu üks ägedamaid kogemusi, kuidas kõik läks nagu käima ja sa lihtsalt tegid, sa kohati ei keskendunud nagu oma eesmärgile, vaid sellele, mis sa nagu praegu teed ja siis sa näed neid nagu tulemusi igas ajas hetkes, järsku hakkavad nagu mingid asjad tulema, et aga see oli siuke esimene siis läbipõlemine ja läbi ülestöötamise nii-öelda. Nüüd sa tunned, et sa oskad nagu tunnetad enda piire ja ei kuku sinna või Iga korraga õpid nagu rohkem, et kas või see, mis nii-öelda praegu toimus, et see läbipõlemine, et jällegi õppisid ära, et ei saa nagu, ei ole kõik võimas, et sa krahmad endal asju. Mul tekkis nagu, ma ütlen ka siuke shiny effect syndroom, ehk kõike oli palju ja pakkumisi ja kohti, kuhu mine, tule, tee. Ja seda oli lõpuks kõik kahmasin liiga palju. Tuleb osata öelda ei, on ju? Ja jälle õpetas nagu seda väga palju. Aga nüüd kooliga sa mõtled, et lõpetad ikkagi ära, käid seal ära ja mis su mõtted nüüd selle kooli osas on tegelikult? Ma natukene annan hetkel selles osas ruumi endale, et võib-olla ma võtan aasta akadeemilist ja samas mul on mõte vahetada eriala ja ülikooli. Okei. Ikkagi ülikooliga? Ja, mul on praegu kohati see, et ma olen aasta aega juba käinud, EBS-i meeletust raha pannud, sest see on üks kallimaid. See on väga kallis kool. Ja siis ikkagi see mõte, et midagi nagu võib-olla jätkaks, aga samas see ei ole minu jaoks nagu must be või sorry, mina ei arva nagu see, et kõigil peab olema kõrgharidus ja mingi paber taskus, nagu mis see näitab, see ei näita sinu haritust paraku, et see peaks olema miski, mida sa tunned, et sa tahad ja see on vajalik, sest kui mina läksin seda tol hetkel õppima just seda valdkonda, see oli puhtalt sellepärast, et uus asi, mis ma tahtsin luua enda tööalaselt, need läksid omavahel kokku. Tänaseks on minu jaoks muutunud, ma ei tunne enam, et ma tahan selles suunas nii-öelda liikuda, sellest lähtuvalt on ka see tunne, et ma tahan eriala nii-öelda vahetada, mis läheb täna minu tegevustega palju rohkem nii-öelda kokku. Aga see ei ole ka kõik 100% veel kindel, selles suhtes, et ma olen kõik oma asjad, mis ma saan tahtnud, vaja on oma töö jaoks, ma olen saanud need palju kiiremini õpitud kuskil nii-öelda mujal. Ja kui mul on vaja kedagi palgata mingites valdkondades, siis ma teen seda, ma ei pea ise kõike nii-öelda õppima, aga ma ei näe alati, et see paber nüüd nagu muudab. Must be. Ja ma olen nõus, et tegelikult
ajas me ju tegelikult ennast ju arendame läbi ettevõtluse, tegelikult ettevõtlus ongi üks enesearengu koht täielik nagu, et ei ole nagu, ma nüüd näen, et ei ole mingi eneseareng kuidagi eraldi, vaid see ongi see, mida sa nagu teed ja läbi selle sa nagu tegelikult kasvad ja arenedki. Igapäevaste tegevuste. Just, et ei ole kuidagi nagu eraldi ja need ettevõtja kvaliteedid, no ma ei tea, mis sina tooksid välja, mis need ettevõtja kvaliteedid on, mis teeb siis heast ettevõtjast heast nagu hea ettevõtja? Hea küsimus, ülikoolis kõike neid läbi käinud. On ju. Aga siis ongi, et kui real life tuleb nagu küsimus, siis ongi nagu tegelikult keeruline. Seal on mudelite ja mingite paberite järgi tegelikult käimine, et see, et sa jääd ise nagu väljakutsetes rahulikuks ja stabiilseks ja sa ei kaota oma sihti ja ei ole seda, et nüüd on kõik läbi. Enam ma ei tee, vaid sa tead, et see ongi nagu üks väike nii-öelda auk, kus sa pead nagu läbi minema ja lahendused leidma, et ma arvan, et see minule meeletult palju õpetanud lahenduste leidmist, et igale probleemile on lahendus, et alati kui mingi väljakutse on, et ma ei jää täna kinni sellest, et on väljakutse, vaid sellest hakkame koheselt vaatama, et okei, mis on lahendus sellele nii-öelda. Et ma arvan kindlasti seda väga palju, et see oskus neid nii-öelda näha. Ja minul tuleb kohe nagu selline sõna nagu stubborn, nagu hästi jonnakas või siuke nagu, et ongi, et siuke järjekindel, et ta kui tulebki väljakutsed, siis lähe kohe nagu, et oh my god, ongi kõik on, lõpetame selle tegevuse ja nii edasi, et oledki nagu hästi ükskõik, mis kaikad tulevad on ju elu poolt, siis sa jääd nagu endale nagu kindlaks ja naiste puhul eriti, et nad nagu juhinduksid enda intuitsioonist. Enda, mis neil nagu eriti nagu kehatasandil, mis tunded, tundmused, tajud neil tekivad ja kuulata seda kuuendat meelt nendel endal ka, mis üles tuleb, et ma arvan, et see. Naistel on hästi palju kuulata iseennast ja usaldada iseennast ja vastavalt sellele käituda, et meestel on nagu plaan ja asjad ja go, et aga lisaks sellele naistel on just tõesti see sisetunnetus, et seda kuulata, et see on ka, ma arvan, et endal üks väga suur õppimise koht olnud. Ja mida ma veel tahaks välja tuua on see, et kelle käest sa võtad ka neid õpetusi, et mina varasemalt lugesingi väga mehiseid raamatuid, võtsin meestelt mingeid õpetussõnu, võtsin mingeid, ma pean ka nii tegema nagu, siis lõpuks jõuadki sinna nagu siuke nagu kägistatud kohta, et nagu oledki siuke pinges ja frustratsioonis on ju, et sest et on naine, vaata. Sama, ma olen täiesti meeste rütmis elanud pool ajast, mis ma olen nagu ettevõtlust vähemalt teinud, et see hakkas muutuma, kui ma võtsin selle tsükli teema ette ja sain nagu sealt rohkem seda kontakti endaga ja siis nagu vaatad, ongi kogu, mis see minu jaoks naiselikkus nii-öelda tähendab ja kes ma tahan naisena olla ja läbi selle nii-öelda luua ja siis need kaks asja ühendades lihtsalt. Jaa. Lähme siis nüüd siit ettevõtluse juures siis ka natuke enesearmastusse, et võib-olla jaga seda lugu endast, kus sa võib-olla ei armastanud ennast nii palju. Milline see Katre siis ka oli ja mis selle loo nagu taga on, et sa tahtsid seda inimestele nagu hakata õpetama? Selle taga on ikka lapsepõlv. Eelnevalt sai ka jagatud, et ma kasvasin üles siis vanavanematega talus ja ema mul seal pildil ei olnud. Ema tol hetkel lõbutses ise, tarbis palju alkoholi. Isa mul pole kunagi pildil olnud. Mõned nii-öelda kasuisad on aja jooksul olnud. Ja ega siis see viis selleni, et 13-aastaselt mu vanaisa suri, tema hoidis nagu kõige rohkem meie pere koos. Ja siis ma hakkasin ka ise alkoholi tarbima ja väljas nii-öelda käima. Ja sealt hakkas natuke ka siuke minu alkoholisõltuvus peale, et iga nädalavahetuse käisid ja jõid siis. Ja mitte lahjasid jooke, vaid kangeid jooke üldjuhul. Ja see viis selleni, et 15-aastaselt mind vägistati. Juba selleks ajaks mul oli see meeste tähelepanu ja et tahad seda ja meeldida meestele ja sealt see nii-öelda veel enam kasvaski, et võisin kell 3 öösel ka minna vastaspoole juurde, kui ta mind kutsus, et sest see andis selle tunde, et
siis ma meeldin ja olen armastatud. Tahetud ja saad sa seda armastust. Väärt ja piisav ja see viis nagu lõpuks selleni, et 21-aastaselt ma tahtsin endalt elu võtta, istudes siis köögis põrandal ja otsustades, kas see on siis läbi noa või läbi tablettide, sest ma olin jõudnud punkti, kus ma tollel hetkel olin ka ühes suhtes, mis oli rohkem nagu vaimselt vägivaldne, kus mind tõmmati hästi palju maha igatepidi, veel rõhutati seda, kuidas ma ei ole nagu piisav ja siis sa mõtlesidki, et vahet ei ole, mis ma teen või ma ei tee, aga see ei ole mitte kunagi piisav ja lihtsalt nagu ei jaksanud enam, et tol hetkel küll helistas mul sõbranna ja ma võtsin ta kõne vastu ja siis sain nii-öelda rääkida ja jagada, mis toimub ja sealt toimus nagu minu jaoks mingit sorti pööre, kus ma sain aru, et kuhu ma olen nagu jõudnud. Ja siis oli esimest korda, kus siis üks sõbranna viis mu selgeltnägija juurde. Et ma pole kunagi käinud ennem seda, peale seda ka mitte, ei lähe ka, pole minu teema, mul pole vaja, et keegi paneb mul alateadvusesse midagi, mille järgi ma hakkan siis nagu toimetama. Ja muus osas ma nendesse nagu rohkem ei usu kui see, et me võtame alateadvusega kinni neid asju. Ja siis ta rääkiski, et kes mu ellu nii-öelda järgmisena tuleb. Prints nii-öelda valgel hobusel, mis ta kõik kirjeldas ja tegelikult sealt tuligi siis ma otsustasin, et et ma ei taha kaaslast, ma tegelen ainult oma tööga, sest minu töö oli ainukene, mis mind nii-öelda hoidis, tegelikult on terve, vahet ei ole, mis iganes mu elus on toimunud, siis on see iluvaldkond olnud, on see täna coaching, need 2 asja on kõige rohkem nagu hoidnud, see töö, see miks seal juures, sest et ega iluvaldkonnas alustades, ega siis ülestöötamine oli samamoodi, ma läksin all in iga asjaga, kui enne ülestöötamise juures oli, ei ole see olnud, et ma natukene vaatan või kuidas midagi, ma olen all in läinud, et siis ka hommikust õhtuni odavate hindadega, peaasi, et ma saan harjutada, uus koolitus tuleb väga hea, kraabin raha kokku sinna, lähen sinna, et ma lihtsalt saaks õppida ja ma saaks iga korraga paremaks ja paremaks. Et seda ma tegin seal ja coachingus oli ka selles suhtes, et lihtsalt korraks natuke teemast nii-öelda kõrvale minnes, et kuna see sõna oli väga võõras minu jaoks ja tal ei olnud nagu head maitset nii-öelda selle coachil, siis ma mõtlesin ka, et ma ei hakka ennem seda asja tegema, kui ma saan mingi teise tähenduse sellele või teise sõna sellele. Aga siis ka mul tolle hetke, kelle käe all ma siis õppisin, ütles ka, et anna pool aastat aega, mine pool aastat olin. Ja kui see siis ka nagu midagi ei meeldi, ei muutu, siis nagu mine teises suunas. Ja nii ongi. Ja siis mul läks 5 kuud aega sellega ja ma sain selle tunde kätte, mida see asi tähendab ja siis mul oli nagu kõik tehtud. Aga alati ongi see all-in minemine olnud nende ülestöötamiste perioodidel. Et kui sa tahad midagi luua, siis ei ole see, et ma nädalas mingi 1 päeva teen, et ma olin ka kunagi soovitusturunduses natukest aega, siis seal ma nägin seda väga palju, et ma tolle hetke kaasana, ma nägin, kuidas tema on all-in kõiges ja ta tõesti teeb ja talle öeldi, et nagu, kuna ta on nagu eesotsas, et mis tal siis viga ei olnud, aga ta töötas reaalselt hommikust õhtuni ja sealt ma sain natuke seda nagu tööeetikat nii-öelda lisaks ja siis see mingi kord nädalas millegi tegemine, sorry, aga see, kui sa tahad midagi luua, see ei vii kuskile, sa pead nagu tõesti andma sinna ja see tähendab ka seda ohverdamist reaalselt mingiks perioodiks. Aga minnes ja sinna tagasi, siis ma läksingi, siis hakkasin rohkem oma iluvaldkonnale ja tegin oma esimese nii-öelda ruumi. Ja selleks ajaks ma vist olin juba tegelikult salongiruumid mingid asjad teinud ja siis tuli ikkagi see kaaslane sinna kõrvale, kuigi ma ütlesin, ma ei taha, aga siis ma seal Tinderis lappasin ikkagi ringi, et alateadvuses ma tegelikult nii-öelda tahtsin endale kedagi kõrvale ja siis ma sain esimest korda nagu tunda, et mida tähendab see, kui keegi nagu hoolib ja ei tõmba sind maha ja julgustab sind edasi. Aga siis oli ka see, et pool aastat hiljem hakkas see suhe nii-öelda allamäge minema ja siis ma sain esimest korda aru, et okei, kõikide nende suhete ühine nimetaja olen mina. Järelikult midagi peab olema minus, mis peab hakkama muutuma. Ja siis sealt ma tegelikult hakkasin erinevaid koolitusi asju vaatama, pisikesi, hakkasin raamatuid vaikselt ette võtma ja tegelikult sealt sai siis enda eneseareng algus, et kõik see eelnev nagu viis sinna, tekkis see kulminatsioon ja sealt siis nii-öelda nagu läks see asi. Väga põnev, väga pikk vastus, sügav vastus, aitäh, et jagasid.
Vaata, tänapäeval on ka see, et me justkui nagu võrdsustame, et me teeme mingisuguse iluhoolduspäeva või spaapäeva või vannipäeva nagu enesearmastusega, et aga mis on nagu päris enesearmastus, et mis on need nagu ühiskondlikud müüdid enesearmastusest? Noh, ega see enesehoolitsus on üks osa enesearmastusest kindlasti. Ja see peaks nii-öelda olemas olema, et aga see peegeldub üldjuhul ka sellest sisemisest poolest nii-öelda välja. Et tegelikult enesearmastus ongi üks osa enda aktsepteerimine sellena, kes ma nii-öelda olen olnud, kes ma praegu olen, aga siis ka vastutuse võtmine, et teha vastavad muutused, et muuta neid asju, mis tegelikult enam nii-öelda ei sobi mulle. Ja tõesti nii-öelda on see varjupooltega, mingite tumedate nurkadega, silmitsi seismine, kes kuidas nagu ütleb, aga tõesti nende kohtadega iseendas, kus ei taha üldjuhul otsa vaadata ja kõikide nende kogemustega, mis on nii-öelda olnud, et mis on minu roll nendes olnud ja tõesti võtta vastutust kõige eest oma elus, mis on siiani nii-öelda olnud selles hetkes, kui sa saad nii-öelda nagu teadlikumaks. Et seda ma nagu ütleks, et enesearmastus on tegelikult just see kõik need tumedad ja väljakutsuvamad ja rasked pooled iseendas, mis nii-öelda läbi käia ja päriselt muutusi teha ja olla aus iseendaga ja teistega, et ja aktsepteerida ka teisi sellisena, nagu nemad on. Et ma ütleks nagu niipidi ja kui minna nagu nende müütide või asjade juurde, siis ühest küljest ongi see, et ma ei saa suhtesse minna ennem, kui ma olen endaga piisavalt nii-öelda tegelenud või ma nüüd päriselt armastan ennast, et enesearmastuses pole kohale jõudmist. Enesearmastus ongi täna see, kui sa hakkad midagi märkama, et see minu jaoks ei ole okei, see mulle ei sobi enda juures või mingis suhtes või asjas ja ma sealt alustan selle muutuse tegemist. Ehk siin pole nagu kohale jõudmist ja täna, mis ma ka ise jällegi väga selgelt näen, et kui tuues see suhtemüüd, siis üksi ma arenesin kuskile maale ära, ma teadsin ammu seda, et edasi areneda, siis on nagu suhe see järgmine etapp. No see, mis täna on, nagu see on nagu next level arenemine, et see on väga ilus ja tore, aga samas see on freaking kohutav. Ja nagu, ehk siis ei saa oodata, et nüüd, et kui minuga on kõik hästi, siis ma lähen suhtesse, et ei, nagu see toob need järgnevad kohad, mis nähtavaks, mis vajavad siis tervendamist, muutmist ja nii edasi. Mis veel, et kui ma olen enesearenguga tegelenud või tegelen, et siis mul ei saaks nagu probleeme või väljakutseid olla või ma ei tohiks ennast ebapiisavana või tunda või väärtusetena, need kõik asjad on endiselt olemas. Endiselt taustal just nimelt, need ei kao mitte kuhugile. Mõned asjad vähenevad, mingid, mis ei ole nii tugevad, need kaovad, aga mõned asjad on väga aktuaalsed endiselt, et aga sul ongi see oskus märgata, sul on tööriistad ja teadlikkus, kuidas nendega tegeleda ja mitte lasta neil oma elu mõjutada. Vahel ikka mõjutavad ja siis sa püüad selle jälle kinni ja sa tegeled ja see ongi eneseareng ja see ongi enesearmastus. Kui sa ei taha valgustunud isik just olla, siis need kõik asjad käivad endiselt sinu eluga nii-öelda kaasas. Jah, ma ei tea, ma ei ole näinud veel valgustunud inimest muidugi täielikult. Ma ei tea, sa oled... Mina ka ei ole, et mõned nagu räägivad, et nad nagu tahavad olla ja nad on. Aga seal on nii palju nagu sükest ikkagi, et on mask ees ja enesele valetamist, et ma elan siin tänases nagu maailmas, teen oma asja, olen inimeste, koos kõik asjad käivad, nagu ma tahan seda osa kind of nii-öelda, et aga ma ei lase sellel ennast niimoodi mõjutada, nagu ma tegin seda kunagi. Lihtsalt. Jaa, mulle meeldis eelmises saates me hästi palju ühe külalisega rääkisime ka enese kaastundest ja see inimeseks, et aktsepteerida seda inimese olemise ebatäiuslikkust. No see ongi kõik see, et panna nagu, et kõik need halvad tunded, mis minus on, panna sinna tükike nagu seda enese kaastunnet juurde ja siis sul ongi kaastundlikkus on ülisuur asi. Ta tuleb nagu igapäevaselt samamoodi praktiseerida. Ja see ei ole nagu see, et ma haletsen ennast, nagu see ei ole see on just see, et sa paned sinna tükike seda nagu, ma ei oskagi seletada, tõesti kaastunne, see tekitab sellist enesearmastuse tunnet. Ja, et kas või kui sa ütled kuskile enda kohta midagi halvasti või oma mõtetes ja sa märkad ja siis sa nagu korraks ongi nagu, kuule, sorry,
nagu tegelikult ei mõelnud nii, et ja vabandad näiteks enda ees või ongi, et praegu oli selline olukord, et noh, tõesti sorry, et nagu sellised pisikesed asjad. Jaa. Minul endal on, mis ma ise olen praegu kuidagi täheldanud iseendas läbi reisimise ja läbi eelnevate kogemuste, et ma nagu olen soovinud sobituda pidevalt kuhugile, mis tähendab, et mu enda eneseväljendus on jäänud nagu tahaplaanile või see, mis mul tegelikult päriselt nagu siit sees tuleb, see enda autentne olemus ja enda autentsus, siis ma olen seda kogu aeg nagu pisendanud, vähendanud või siis tuleb mingite filtrite läbi välja. Ja endiselt õpin endaga aus olema, et sellepärast ma seda podcasti ka teen. See tegelikult on ka see, et siis sa hakkad ennast nagu hülgama, et palju sa ise oled nagu üritanud kuhugi sobituda ja ennast seeläbi ka hüljanud? Nagu sa just ütlesid, et sa teed seda endiselt, ma teen ka seda endiselt, et kus ma leian seda oma häält ja julgemalt nii-öelda väljendan ja oma mõtteid proovin märgata, kus ma seda ei tee, kus on kellegi teised mingid mõtted, uskumused, tahan kellegi normidesse ennast mahutada ja nii edasi, et see on nagu siia maani. Ongi. See on täielik teekonna osa nagu. Nii kaua nagu, kui sellest ühiskonnast, sotsiaalmeediast nagu olla osa, et mõnel tuleb üli hästi see eristumine välja ja see oma hääle, et ma arvan, mulle endal, ma olen ka enamus oma elust olnud see hea tüdruk, et kõigile meele järgi olla, et jumala eest kuskil mingeid probleeme ei oleks ja kõigega nõustud, ma olen täiesti see konflikti vältija olnud, et kui ma olen neid mingeid teste teinud, et kes ma isiksusena olen, siis nagu see olen mina nii-öelda ja see minu jaoks hea teadmine olnud, et näha, kus ma seda teen, miks ma seda teen ja et tulla sellest nii-öelda välja teadlikult nii-öelda seda teha. Aga siiamaani samamoodi on, sest et on nii alateadlik. See on nii alateadlik, aga see hirm, see tuleb samamoodi. Lapsena oli meil ju 2 valikut. Kas me oleme meie ise või me kuulume perekonda? Sa valisid selle, et sa kuulud perekonda. Täna, tol hetkel see sõltus sinu ellujäämine nii-öelda. Täna sinu ellujäämine ei sõltu sellest, aga sa teed endiselt samu valikut, sest sa tunned, et sa oled ühiskonnast või mingis grupis sel juhul välja heidetud, kui sa ei ole nii-öelda nende moodi. Ja pidevalt kogu aeg peab meelde tuletama, et aga see on okei, kui ma ei ole nende moodi. Siis need ei ole minu inimesed, kui nad ei võta mind vastu sellena, kes ma olen ja minu arvamustega. Ja nii edasi. Ja mis ma olen aja jooksul märganud, mul on sõbrad, kellega me ei olegi ühtemoodi, meil ongi eriarvamused, aga me armastame üksteist sellena, kes me oleme. Ja siis on olnud need, kellega meil on eriarvamused ja teed lähevad täiesti 2 lehte laiali. Ja sama sotsiaalmeedias, et ka seal see enda hääle väljapanek ja see negatiivse tagasiside saamine, et loomulikult ma tean, et mul on 99 positiivsed ja siis tuleb see 1 negatiivne ja see tõmbab ikka korraks nagu nii pingesse ja kinni ja siis mõtlen, ma ei taha enam teha, kõik aitab. Täna enam seda nii väga õnneks niimoodi selle mõttega ei ole, aga mingi aeg oli seda küll, et tuli 1 negatiivne tagasi, kõik, ma ei taha seda enam teha. Elad korra välja ja siis nagu saad aru, kes see seda ütles ja miks ta seda ütles, aga see on siiamaani, see on jälle täpselt samamoodi märkamine, väga teadlik märkamine, millal sa seda teed, miks sa seda teed ja et siis sama teadlikult nagu seda muuta. Ma olen nõus ja me kuidagi lõpuks harjume ära selle kriitikaga ja siis võtamegi seda niimoodi, et aga ma ei tea, mina olen mina. Ja siis juba sellest nagu hakkab sul see selgroog nagu tekkima, et see enda kese seal, et või siis see ongi täpselt, et vahet ei ole, mida sa teed või sa ei tee, alati on keegi, kellel on arvamus selle kohta. Ja mida rohkem sa end välja paned, siis sa pead arvestama, et seda enam sa saad ka seda tagasisidet. Et kui me ennem rääkisime nagu ettevõtlusest ja nendest väljakutsetest, et siis üks asi ongi see, et täna on väga oluline ju tegelikult see enese väljapanek, et sa ei ole kuskil seal ettevõtte taga peidus, vaid see, et sa paned enda nii-öelda välja, aga mida enam sa paned välja, seda enam sa saad mingit sorti tagasisidet ka ja see on nagu see, mis teeb sind tugevamaks selles suhtes jällegi nii-öelda ja sa näedki
sa õpidki nägema, kes seda ütlevad ja kas neil on üldse kohta, kus seda öelda, et ja minu meelest see on koht tegelikult, sotsiaalmeedia võib olla täiesti nagu, oleneb seda, kuidas sa seda kasutad ja mis kohast sa neid asju teed, aga see saab olla nagu väga suur sinu võimendi ja sinu nagu tervenduse koht, näiteks kui sind on pisendatud väga julmalt juba lapsest peale, on ju, siis tuledki välja, sa tastudki kogu aeg välja ja muudkui nagu ajadki oma asjad ja lõpuks nagu ongi see, et sa oled jõudnud sinna kohta, et nagu üldse ei kõigutagi nagu. Peabki pidevalt jällegi meelde tuletama, mis on minu miks ma seda kõike teen, välja panen ja see ongi see, et see on minu asi, see on minu elu, mitte keegi teine ei maksa minu arveid, ei ela minu kodus, ei maga minu voodis, ei söö minu sööki, seega kas keegi saab üleüldse midagi öelda? Ei saa tegelikult. Nii hästi öeldud. Nii, enesearmastuse juurde tegelikult käib meil ka ju enesekindlus, enda väärtustamine, kuidas neid siis taastada, kui sa oledki tulnud nartsissistlikust suhtest, väärkohtlevast kodust, mõnest muust kriisist, et sa ju tegeled tegelikult naistega, aga nendel teemadel, et no ütleme nii, et nendel need käivad nii-öelda läbi, need ei ole need teemad, millega mina otseselt nii-öelda tegelen, kui on mingid väga sügavad traumad, siis ma suunan nad alati spetsialisti juurde, et mul on ka endal nartsissistiga kogemus nii-öelda olnud, õnneks nii-öelda lühikest aega, mul on vägistamine nii-öelda olnud, et kogu see, mis mina täna enda jaoks nii-öelda õppinud olen, kõik see, mis ma annan täna edasi, on see, mis ma olen kasutanud, aga samamoodi on tulnud, on need mingid teraapiad või psühholoogi juures käimised, et kõike seda on nii-öelda tulnud, aga need on pikad tööd, need on väga pikad tööd, et samamoodi, kui ma võtan seda vägistamisega, see on aastate pikkune töö olnud. Või nartsissism, et kellel on pikk kogemus, siis see on nagu väga pikk väljatuleku nii-öelda periood, et siiamaani mingid kogemused, asjad nagu mõjutavad täna nii-öelda end, et jah. Ja sa oled nagu nii pikalt kuidagi aju pestud või et sa oled nii pikalt kuidagi sellises energia väljas olnud, kus sa nagu ei olegi näinud sellist teistsugust suhtlust või nagu mingit teistsugust nagu lähenemist. Ei oskagi seda nagu seletada. Näiteks, et kõige nagu pikem töö tegelikult, kui ma võtan kas või nagu need kogemused, mis on olnud, see on nagu üks kogemus olnud ja sa tegeled selle kogemusega, see saab, vähemalt minu jaoks isikut saab see kogemus palju kiiremini lahendatud kui see, mis on terve lapsepõlv toimunud. See on nagu see pikk ja väljakutsuv töö, millega sa tegeled aastaid ja tänu millele mingid uskumused ja piirangud käivad suga mustrid, asjad siiamaani kaasas ja millega sa endiselt tegeled. Et kõik on see vägistamine, on see enesetapp, on see nartsissismi teema olnud, nagu sellele järgnevad kõik need muud asjad, et see on nagu see kind of nagu see peamine põhiline nii-öelda tegelikult ja väljakutsuvam töö vähemalt, mis ma ise nii-öelda nagu näen ja olen kogenud. Palju sinu juurest on läbi käinud, kes ennast ongi välja öelnud, et nad ei armasta ennast, ja mis on siis need põhjused olnud, miks nad ei ole ja palju meil siis eksisteerib sellist enesesabotaažilikku käitumist enda suhtes? Ma arvan, et enesesabotaaž on meil kõigil. Seda küll, jah, see on meil nagu kõigil olemas, et see on jälle see teadlikkus seda märgata ja siis muuta. Ja ma arvan, ka enesearmastuse koha pealt väga palju alahinnatakse seda, et ei armastata end. Et tegelikult ongi see, et kui sa juba tuled koolitusele, sa oled võtnud selle raamatu kätte, sa juba näed seda, et ma tegelikult ei armasta, ma midagi pean tegema, sa hakkad tegema. See ongi juba enesearmastus. Sa juba teed samme sinna suunas, et jällegi siin pole nagu, et nüüd, kui sa oled nii palju ära teinud, võt nüüd sa oled hakanud end armastama, et seda nagu ei ole. Et tegelikult väga paljud alahindavad seda, et nad tegelikult armastavad ennast. Ja muidugi on ka väga palju vastupidi, et nagu öeldakse tänapäeval see toksiline positiivsus ja kõik see, et räägitakse kõik ilusaks ja kenaks, aga tegelikult sees on nagu kõik täiesti vastupidi. Ja jällegi see nagu ei ole tegelikult enesearmastus. Et palju neid on, neid on palju ja mida aeg edasi, mida rohkem sa seda tööd teed,
ei jää vähemaks, tuleb juurde, tee mis tahad. Et alati on neid, kes koolitused lähevad ära ja on super hästi, enamusi ma ei näe seal muidugi, väga paljud lihtsalt tulevad, siis nad on kuskil seal kadunud. Aga nii kurb, kui see ka ei ole, seda ei jää vähemaks. Palju on nagu neid naisi, kes ongi öelnud, et ma olen ju lugenud, ma olen vaadanud, ma olen endal otsa vaadanud, ma olen teinud kõike, mis võimalik, aga nagu, ma ei tea, ikka nagu ma tunnen ennast samamoodi, ikka on kuidagi sarnane kõik ja kas midagi alustatakse kuskilt valest kohast või mis seda nagu lauset lugedes, siis sealt jäi nagu puudu nagu tegevus, nagu action. Ehk see ongi see, et ma käin teraapias, ma loen raamatuid, aga see on pidev nagu mõttega ja töö või siis kirjutad välja, aga sellele järgne ju mingit reaalset muutust. Et kui ma tean, et see suhe ei sobi, ei tööta, see, mis asja muudab, on see, et sa lõpetad selle suht ära ja tatsid, sa võid rääkida ja mõelda ja kõike läbi käia, aga sellel peab järgnema samm, et enamus inimesi on rääkijad, mitte tegijad. Ja see on põhjus, miks ka midagi ei muutu. Et ja noh, vundament või tervise koha pealtki, et ma ju teen, aga siis on ka nagu see, et kas sa teed kellegi teise viisi või sa pole katsetanud, mis tegelikult sinule võiks sobida, et sest ainult nii on nagu öeldud, et noh, see ka nagu ei lähe kuskile, et see katsetamine ja see päriselt tegemine ikkagi jääb puudu. Et ei ole seda tegevust nii palju. On seda kuulamist, on seda lugemist, on seda mõtete mõlgutamist, planeerimist, aga tegevus jääb ära. Okay. Ja, põnev. Piiride seadmine on number 1 põhjus, miks meil puudub enesearmastus, miks me põleme läbi ja nii edasi. Piirid on see koht, mida tuleb hakata paika seadma. Aga ma olen kohanud inimesed, kes arvavadki, et nagu piirid pole olulised ja et ma elan ma ei ela raamides nii nagu sina. Aga piirid õpetab sind, kuidas enda armastada, piirid õpetavad seda teistele, kuidas ka sind armastada, et see ei tähenda mitte kuidagi pidi raamides elamist, see tähendab iseenda austamist, kui me räägime austusest, enese väärtustamisest, siis selleks on piirid. Kui nemad niimoodi neile sobib, go for it, me võime ka vaadata selju seda, et kui palju nad tegelikult end väärtustavad ja kui õnnelikud nad nii-öelda on, ei pruugi seda olla. See ei tähenda seda, et ma panen kuskil kasti ennast, ei, see näitab seda, et ma austan iseennast, ma austan teist inimest ja ma õpetan seda, kuidas teised mind võiksid austada ja väärtustada. Just, ma olen täiega nõus, et piirid on väga-väga olulised endale nagu selgeks enda jaoks, nagu ise olla tegelikult enda piiridest teadlik on eelkõige alus, vaata, me ei tea mõnikord enda neid piiregi, on ju. Ja, et kas ongi läbilaskad või väga jäigad piirid nii-öelda, et õnneks see teema on järjest enam muutumas, et see on ka üks asi olnud täpselt ongi, millel on siuke halb maik mingi aeg juures olnud, et noh, panen piirid, siis ma olen nagu kastis ja kuskil nii-öelda kinni või inimesed peaksidki kõik olema vabalt ja ilma piirid, et sellised asju ma vajaks on mingit meestelt saanud, et kes üritavad meelitada kuskile poole nii-öelda ära, et aga tegelikult ei, piirid on just eneseaustus täielikult. Nii, aga sa oled olnud 5 aastat kusagil vallaline ja nüüd oled siis suhtes, et kas sa märkad iseendas mingisugust muutust, kas miski on nagu võõras ka sulle, sest et noh, tulles ikkagi 5 aastat iseendaga olnud on ju ja nüüd siis minna suhtesse, et millega peab võib-olla arvestama? Kõigega. Ei ole see mingi meelakkumine, et jällegi koht, kus väga palju näidatakse värskelt suhtesse minekut seda, et kuidas kõik on nii-öelda hästi, siis ma ei tea, mis neil seal, kas nagu tegelikult on ka või ei ole, et aga tegelikult see on nagu nii meeletult suur väljakutse, eriti kui oledki iseendaga nii pikka aega olnud, siis hakata nii-öelda arvestama temaga, aga mitte ainult temaga, vaid kogu tema eluga seal juures ja kõigi inimestega, kes seal nii-öelda elus on, ja kui sa oled veel selline introvertsem ka, kes on harjunud üksi olema, siis see on päris suur nii-öelda väljapanek ja algselt on see ikkagi väga palju energiat võtnud ja väsitanud, et see oli üks osa ka minu läbipõlemisest selles suhtes ikkagi, et siis seda kõike on nii-öelda palju minu jaoks olnud ja just iseenda
kasvamise, enda tundma õppimise suhtes, et mis minus algselt muutuski. No see 5 aastat üksi olles, ma ei saa öelda, et mul oleks turvatunnet tegelikult väga kunagi olnud. Esimest korda ma tundsin ennast tõesti turvaliselt, nii et mu keha puhkab, ma saan ise rahulikult olla, ma ei pea muretsema, draamat midagi ei ole, kõik on rahulik ja minus hakkas nagu see pehmem pool välja tulema. Ehk minus on väga palju seda mehelikku poolt olnud, tänu nii-öelda kindlasti mu töö ja ettevõtlus ja kõik on sellele kaasa harjunud ja mulle aidanud ja mulle meeldib see, ma lähen, ma teen. Ja see hakkas muutuma ja sellega hakkasid minu eesmärgid muutuma. Ja sealt tuli välja pool, keda ma ei teadnud iseendast, ei tundnud. Et täiesti nagu uue enda tundma õppimine on olnud, mis ei ole nagu lihtne olnud, sest see ongi eesmärgid, mingid harjumused, asjad, mis ma olen varem tahtnud, millist elu ma olen ette kujutanud, kõik on hakanud muutuma ja siis sa oled vahepealses kohas, kus ei saa veel aru, kuhu suunas kõik nii-öelda muutub. Ja mis ma siis nii-öelda tahan ja kes ma siis olen, sest ma ei ole enam see, kes ma olin siis. Et see nagu koheselt tuli, on hästi võõras olnud iseenda jaoks nagu välja kutsuv. Ja loomulikult see, et sul on päriselt inimene, kellega sa saad rääkida, et kui teil tulevad tülid ja põrkumised, siis on keegi, kes oskab suga rääkida ja ei lähe minema ja sa pead ise ka seal sinna jääma, et sa ei paugut uksi, sa ei lähe minema, su sees on ainuke tunne, et nagu mulle meeldib öelda nagu run forest run, et lihtsalt ma tahaks nagu ära joosta ja kõik, et üksi on ju ikkagi lihtsam ja selles suhtes üksi ongi lihtsam ja koos on parem. Et üks tuttav ütles selle lause, mis vastab minu jaoks nagu nii tõele, et siiamaani see on korralik väljakutse olnud, aga kõige paremas mõttes, et see koos kasvamine, iseenda tundma õppimine, väga paljude mustrite, asjade muutmine, päriselt teise inimese usaldamine, kontrollist lahti laskmine, et need on täna minu nagu sellised väljakutsed, kus ma ongi mingitel hetkedel veel ei usalda või ei julge seda kontrolli ära anda ja sa näedki kõik need vanad kogemused, mustrid tulevad nagu üles, et see on niisugune korralik ego laks vastu nägu olnud, et minu üks suurimaid mingi aeg siin oli seda, et ma sain aru, et ma olen nii isekas inimene, et üksi ma teen oma asju, null probleemi, aga et nüüd koos kellegagi olles, et ma ei räägi ainult iseendast, mis on minu jaoks olnud positiivne, sest mul pole varasemalt olnud kaaslast, kus ma saan endast nagu reaalselt rääkida. Ja kes näeb sind. Kes näeb mind, ma saan oma väljakutseid asju jagada, aga ma seal juures unustasin küsida, kuidas temal päriselt läheb. Ja siis ma nagu nägin, et ainult on mina ja minu probleemid ja minu väljakutsed ja minu läbipõlemine ja minu kool ja minu tööprobleemid ja ma tükk aega ei olnud küsinud, kuidas nagu üldse temal läheb. Ja siis see oli nagu, kui see toodi silme ette, siis mõtlesin, pekki küll, nagu tahaks siis maa alla vajuda, et kuidas ma niimoodi. Ja seal on nagu siukseid momente nagu veel olnud. Ja siiamaani on nagu see hirm, et kui ma teen midagi valesti, siis äkki ta jätab mu maa. Äkki ta ei taha mind enam. Aga me oleme üksteisega rääkinud ja meil ongi see, et me oleme üksteist valinud täna ja me valime ka koos neid asju lahendada, vahet ei ole, kui raske on ja ta iga korraga tõestab minu jaoks seda, et ei lähe mitte kuskile, keegi ei lähe siit kuskile, me saame need asjad rääkida, vahest on isegi 1-2 päeva, kus me oleme natuke rohkem tusasemad ja võtab aega mingi asja lahendamine. Aga lõpuks me saame nii-öelda räägitud ja iga korraga tänu sellele me oleme rohkem kokku kasvanud, lähedasemaks saanud ja see on äge olnud, sest tavapäraselt vanasti on iga korraga natuke kaugemale ja kuni lõpuks on siis nagu nii-öelda läbi, et siin on nagu vastupidi olnud, et täna ma saan aru, miks ma võib-olla mõnda aega olin nagu vallaline, et kas nüüd 5 aastat oli vajalik, selles ma ei ole nagu kindel, järelikult oli, aga ma poleks olnud valmis nende väljakutsete lahendamiseks, mis täna nii-öelda on, sest need on reaalselt väljakutsed iseenda kasvamise ja muutumise koha pealt ja siis tõesti, et kuidas päriselt luua nagu suhet, sest et minul puudub täielikult eeskuju või näide sellest, mida tähendab terve suhe, ma pole kunagi siukest asja näinud, see, kes sa pead välja mõtlema, et mida see minu jaoks tähendab, siis sa vaatadki enam kuidas see paar ja kuidas need inimesed, loed natuke siit-sealt, katsetad, mis endale võiks sobida, ja peame, kuidas meie tahame, et meie suhe on ja vastavalt sellele siis nii-öelda toimetada. Ja mul on täpselt samamoodi, ma ei tea ka, mida see täpselt tähendab. Ei ole nagu otsest kogemust ka veel, aga ma ütleks ka, et suhe nagu
peegeldabki nagu sind ennast nagu nii jõudsalt, et sa nagu ongi, kogu aeg toob need slapid sulle vastu nägu ette nagu, et näed, siin on see nüüd, vaata, sa pead seda tegema. et jaa, see toob nagu, et sa saad seda tagasisidestatud iseenda kohta, et kui sa näiteks ka ei ole saanud varasemalt, on ju sellist adekvaatset tagasisidet iseenda kohta, et mis enda nagu minast, siis sealt suhtes sa saad kindlasti ja ta ei hoia tagasi ka, ta on väga aus selles suhtes. mis on hea tegelikult. Tegelikult on väga toores. Aga see ongi lihtsalt vahel see, et tahaks maa alla vajuda, lihtsalt endal on nagu nii piinlik, aga siis nagu mõtled jälle läbi ja okei, kuidas ma lahendan, mis on nagu see, mida ma pean, mitte mida ma pean, vaid mida ma tõesti tahan muuta ja valin muuta, et see ka nagu, et me ei peaks muutuma või me peaksime samaks jääma või võta mind sellena, kes ma olen. Nagu see osaliselt ei vasta nagu tõele, et ikkagi kui on nagu käitumisviisid asjad, mis ei ole okeid teisele poolele ja sa tegelikult ka näed, et nagu need ei ole väga terved käitumisviisid, siis ei ole see, et võta mind sellena, kes ma olen, vaid see on ikkagi endaga aus olemine ja vastutuse võtmine, et kui ma tahan selles suhtes olla, siis on mingid asjad, mida ma ei pea muutma, mida ma saan, mida ma valin, mida ma tahan muuta. Ja ma ka kind of ikkagi pean muutma, kui ma tahan selles suhtes olla, aga ma tahan neid muuta. Ja nagu see, mis sa mainisid ka, et nagu turvalisuse loomine, isegi siis, kui teil on tüli, et sa tead, et see inimene nagu ei lähe ära. Et see on, ma arvan, üks esimesi hirme, mis tekib, kui meil tekib konflikt. Et eriti ka just, kui on hüljatuse haav ja sellised nagu taustal või nagu seal pinnal, siis need on nagu esimesed asjad, mis hakkavad kohe üles tulema, et kui ma nagu, kas ma tegin siis midagi valesti või tegelikult ma olin mina ise ja ütlesin nii, nagu ma arvasin, aga siis hakkad võib-olla vahepeal nagu minema segadusse, et äkki ma ikkagi oleks pidanud vähem ütlema või nagu kuidagi, aga nagu siis, kui sul on see turvalisus, et see inimene tõesti nagu ei lähe ära ja lähete sügavamale, no see on täiesti nagu tervenduse koht nagu. Ei, see suhe ja see inimene on minu jaoks praegu täielik tervendaja. Et seda põnevam on, et kuhu see kõik nagu liigub ja kuhu iseendas jälle nii-öelda jõuad ja mida avastad. Et siin kuid tagasi, ma arvan, ma tegin ühe mingi reelsi asjaga, et kuidas kas see on, ma ei mäleta täpselt seda sisu, aga et umbes, et nüüd kui sa päriselt enda armastad midagi, sa roosat hakkad kandma või roosa hakkab sulle meeldima või midagi. Ma terve elu pole nagu roosa armastaja olnud ja nüüd mina ei ole ka. Ma täna ei pannud küll selga, aga väga tihti nii-öelda täna ikkagi kannan ja roosa nagu väga meeldib, järjest enam neid asju kapis on, et mingi teist sorti pehmus on minus välja tulnud, et ma arvan, et täna, kui minu sotsiaalmeediat ja mingit stiilimuutust mingites asjades vaadata, siis seda nagu ka näeb tegelikult. Täna vaatasimegi, et me oleme mõlemad must ja valge koer siin. Päris hea. Aga sul on ägedaid kohta ka Instagramis, ma olen ikka neid usinalt nii-öelda lugenud. Et need on hästi kõnetanud muidugi. Et kus need ideed tulevad sulle? Kas jõuavad kuidagi kellegi teise inspireerituna või? Absoluutselt igatepidi. Et ma kuulan väga palju podcaste, kõned klientidega, mis on ja siis midagi klikib, paned nii-öelda kirja, tuleb sealt, ma jälgin väga palju erinevaid inimesi, tuleb sealt TikTok, Instagram ja siis vahepeal viskad ChatGPT-sse enda kõik tööasjad, mis sealt läbi käivad, sest see on väga hea assistent iseendale, siis lasen sealt nii-öelda mingite teemadega enda jaoks nagu kokku panna, mis ma olen seal nii-öelda rääkinud, et seda tuleb igat pidi läbi klientide, läbi teiste inimeste, et jah. Mulle meeldis üks quote, seal oli kirjas, et sinu elu peegeldus sinu standarditest. See tähendab, sinu elu on peegeldus sinu standarditest, et kuidas enda elus neid siis tõsta, tavaliselt me räägimegi standardite tõstmisest, et mis need täpselt on, räägi võib-olla lähemalt. Mul on hea meel, et ma oma standardid alla ei lasknud, ega nende 5 aasta jooksul ma sain ka korduvalt seda, et lase oma standardid alla, et keda sa siin ootad nagu, et tee mingeid nagu kompromissi. Ja mul on ka sama öeldud, jah. Ja mul on väga südamest hea meel, et ma ei ole seda teinud, sellepärast, et mul on inimene, kes täna vastab neile.
ja loomulikult üks asi on kompromisside leidmine mingites asjades, aga ikkagi see teadmine, mida ma oma elus tahan, keda ma tahan, kes ma ise olla tahan ja nüüd vastavalt sellest endast hakata ka käituma. On need sinu igapäevased tegevused, harjumused, see, kuidas sa enda eest hoolitsed, välja näed, mida sa ütled endale, sinu rutiinid vastavalt sellele ja siis ka, ja sealt tulevad ka kõik piirid nii-öelda lõppkokkuvõttes mängud, piirid iseendale, piirid teistele, et sa ei lase nendest üle astuda. Kui sa oled endale selgeks teinud inimesi, keda sa enda ellu tahad, me ei räägi ainult vastaspoolest üleüldse, et siis sa hoiad ka sellest kinni, et sa ei lase alla, et loomulikult meil kõigil tuleb neid momente, kus me kogemata laseme mingid lipukesed nii-öelda läbi ja sealt me lasemegi tegelikult enda standardit. Ise olen ka korduvalt seda nii-öelda aja jooksul teinud ja siis see jälle raputab ja toob ette, et kas see oli minu jaoks oluline, miks ma lasin selle nii-öelda alla. Et aga peamiselt see, esmalt hakkab see ikkagi selgeks tegema, et millised on need täna, millised ma tahan, et need on ja siis vastavalt sellele nii-öelda käitumine see hakkab igapäevastest tegevustest alustades sinu vundamendist kasvõi. Kuidas ma hoolitsen oma tervise eest, mis on mulle oluline. Kas mu kaaslane vastab nendele samadele standarditele, kas need on tema jaoks olulised või tema on hoopis alko ja narko ja siuksed asjad, siis ma lasen mööda või. Ma olen seda teinud. Ei ole hullu, ta praegu lõbutseb. On küll hullu, et tegelikult ikkagi kindlaks jäädes, et isegi kui sa vaatad, et mingid asjad on nagu ju peavad, meil on keemia ja meil on tõmme, aga need asjad on nii-öelda mööda, see, et sa jääd ikkagi sellele kindlaks ja sa ei lase alla, et siin mulle meeldib see lause, Laura lause, mis on ära tee alla hindlusi, et see vastab tõele, aga sa ei tohi ka iseenda suhtes teha, et mul on täna lähen trenni, ma ei viitsi ikkagi, et siin tuleb vahet teha, et kas mul on vaja puhata või ma ei viitsi, et see on ka lõppkogus enda nagu see standardit alla laskmine iseenda suhtes. Ja nõus, sa pead olema ikkagi väga, ikkagi tugev ja strikt nendega mõnes mõttes. Mitte iseendaga jälle strikt või nagu karm, aga nagu ikkagi nende standardite suhtes. Me peame distsiplineerima ennast, et siin tuleb nagu jälle see, et lasen nagu kerguse või kuidagi minna voolavalt. Sellel on oma oskus, et see, millal on see voolavus, aga millal meil peab olema distsipliin ja päriselt vastutuse võtma ja ausad iseendaga olema. Et mis see homme teen, ei ole täna, olen siin lihtsalt ja tegelikult kui sa ütlesid endale, et sa teed, siis tee, sest et kõige suurem enesehävitaja on see, kui me ei hoia kinni endale antud lubadustest ja siis me mõtleme, miks me ei usalda teisi inimesi, miks me ei usalda end, miks meil ei lähe asjad nii, nagu me tahame või soovime, miks ma ei ole oma füüsilises vormis sealmaal, kus ma võiksin olla, sellepärast, et me nii tihti petame eneseusaldust lihtsalt. Sellega me nõrgestame. Miks me ei ole enesekindlad või ei väärtusta end, kui ennem oli see küsimus? Siin on puhtalt sinu vastus. Sa murrad kõik endale antud lubadused. Seega, miks sa peaksid end usaldama või end väärtustama või olema enesekindel? Aga kust siis tutvuda sellise kaaslasega, kes vastab sinu standarditele? Ma suhete koolituse ei tee ja selles suhtes ma ei ütle, et mine hotelli või kuskile istuma. Et tead, siin on nagu igas kohati suhtes, vahet ei ole, tahab väga paljude naiste teemad on see, et tahaks uusi sõbrannasid, uusi sõprussuhteid. Üks asi on enese väljapanek puhtalt, inimesed ei julge end välja panna, seega on väga keeruline kuskil ka midagi nii-öelda luua. Ja siin tulevadki mängukohad, kus võiksid olla sarnaselt mõtlevad inimesed. Kui ma tahan enesearengu teemal kellegagi tutvuda, siis tõenäoliselt klubis on see väiksem tõenäosus kui see, et ma lähen mingile networki üritusele. Ja sealt sa võid ka leida kaaslase, kui sa käid ja jutustad ja räägid, et meie tutvumine oli ka tegelikult töö kaudu. Esmatutvumine, sealt asjad nagu tükk aega võttis aega, kui asjad nii-öelda edasi läksid. Ja mul on ka tulnud Tinderist, minu pikem suhe tuli tegelikult Tinderist kunagi üldse. Et ettevõtjana on see mingid perioodid elus on keeruline kuskil käia ja olla, kui sul on mingi kasvatamise või periood või sul ongi töö on nagu väga suures fookuses nii-öelda. Et
aga ma ei ole kunagi kluppi või kuskile peo kohta läinud selle mõttega, et ma tutvuksin kellegagi, et see pigem ongi olnud, et kus on samalaadi mõtlevad inimesed ja minu jaoks on, kus on olnud ettevõtjad või ja mingi enesearengu üritused, et pigem nagu sellised kohad. Aga mitte kunagi ei tea. Ongi see, et sa kunagi ei tea, see võib nii random koht olla. Aga mis toimib, ongi jällegi see, et sa oled autentne sina, sa käid, teed, toimetad oma asja, sa oled rõõmus, sa oled enesekindel, eks sa oled enesega nii-öelda toimetad, teed, austad, väärtustad iseennast ja see nagu paistab välja, see tekitab huvi teistes ja see, et sa hoiad ise ka silmad lahti nii-öelda ja julged minna ja rääkida inimestega. Ja kuulad enda intuitsiooni. Kohe lähme sinu nüüd raamatu juurde ka, sul on siin äge raamat laua peal, mis ma tahtsin veel mainida ka kuulajatele, et kuna minul sai ka siis 5 aastat podcastimist, siis mul on ka toetav kogukond ausadnaised.ee, siis saate tulla sinna liituma, et on ka siuke toetav mõnus olemine, kus ka toimub päriselu kohtumisi, nii et äge. Nii et tulge, liituge. Aga lähme siis sinu juurde, vaatame seda raamatut natuke, ma tahaks kohe uudistada, issand, see on päris suur, ma näitan kaamerasse ka. See on, räägi siis selle loomisest nagu lähemalt, et miks ja kellele ja see on päris paks. Ja, no ütleme, seal on 50 lehekülge veel puudu, sest et originaalversioon on veidikene pikem ja seal on rohkem üllatusi ja asju nii-öelda sees, mida veel siin ei ole. Ma olen enesearmastust teinud 5 aastat ja mul on 2 eelnevat töövihikut ka tegelikult välja tulnud, aga need kõik on siis nii-öelda kursuse raames olnud, et oleks naistel lihtsam nii-öelda seda programmi läbida. Ja esimest korda siis tuleb nüüd välja töövihik, mida saab iga naine ilma kursuseta läbida. Siin on kõik siis nii-öelda 5 aasta kogemused sees, mis on toiminud, mis ei ole toiminud. Neid ilmselgelt ei ole. Mida siis ma ise olen terve aja kasutanud, mida nii-öelda naised on kasutanud ja see ongi absoluutselt igale naisele, et kes tahab enesearenguga alustada, kes on sellel teel, kes tahab süvitsi rohkem minna, et siin ei ole meil nagu nii-öelda piire ees, vahet ei ole, kui noor või vana sa oled, et ma olen nii mitmeid kordi ja ma alles eelmine nädal vist oli see, kus ma sain, kus üks klient ütles, et ta käis teraapias ja terapeut ütles, et kui kõik naised sellest teaksid, siis neil poleks enam tööd. Ja ma ei ole nagu seda teemat nii väga palju tõstatanud, aga ma olen seda nii palju kursust teinud ja seda on paljud naised läbi ja ma tean, et see töötab, kui seda päriselt kaasa teha, sest et see asi üksi ei tee mitte midagi, et see on sama, mis raamatu lugemine ja sealset harjutuste tegemine, aga see, et sa päriselt käid need teemad läbi ja sealt võtad ka nii-öelda need tegevused nende juurde, mis seal on, et siis see päriselt nii-öelda muudab, et nüüd sa ei pea kursust nii-öelda läbi tegema ja sa saad seda iseseisvalt teha, et vahet ei ole, kus sa nii-öelda oled, et siin ongi 7 nädala jagu harjutusi, igapäevased kirjutamised, inspiratsioonid, motivatsioonid, meil on QR-koodid, kus on erinevate külaliste videod iga nädalalt, erinevad kokkuvõtted, mis iganes, siin on terviseteemad, tsükliteemad, visiooniteemad, manifesteerimise suhted, raha, närvisüsteem, sisemine laps, ehk väga palju erinevaid teemasid ühte kohta kokku pandud. Jaa, ma mäletan, kui ma tegin su kursus, siis mul oli nii palju kirjutamist, ma vahepeal jäin täitsa nagu... Ja see oli 30 päeva tavaliselt, suviti on meil 30 päeva, ülejäänud aja on meil 7 nädalat. Ja. See on korralik. Ja nüüd ma tundsin esimest korda, et see asi on valmis saanud, et siiamaani ma ei olnud tundnud, et ma tahaks midagi jäädavat välja anda, et alati midagi oli muutuses ja see aasta tuli enesearmastus 3.0 ja nüüd ma tundsin, et ma teen selle asja teoks. Mõnus roosat värvi. ja isser ja peaksite pakendeid ja asju veel nägema, need kõik tulevad veel roosamad, et full nagu kogu kogemus nii-öelda enesearmastusega, et seal tuleb veel.
kes sul aitab seda kirjastada või? Kirja, ütleme nii, et trükk on meil Printstart, kogu selle asja nii-öelda kujunduslikult seespoolt on Kaisa Holsting, kes oli minu täiesti esimeses enesearmastuse kursuse, sealt me saime tuttavaks ja sealt on mul jäänud nagu tegelikult disaini poole pealt nii-öelda sisse. Nüüd kes Kaane kujundus, see on üks välismaa naisterahvas, mul ei tule ta nimi kohe meelde. Et ma isegi tean, kas ta on Instagramis ka nüüd? Ma olen jaganud teda Instagramis ja et mul Kaane kujundused on jah üldjuhul väljapoolt võetud nii-öelda ostetud sisse. Ja selline ta meil on. Ja ütleks siis seda, et kasutades siis sooduskoodi Aus naine, oli, eks ole. Tellides enesearmastuse töövihiku saate enesearmastuse väljakutse kingituseks, nii et oli see nii, jah? Ja, mis on siis 47 eurot väärtust ise ja alustab juba 30 siis juuni. Ja. 30 juuni, nii et kindlasti kasutage võimalust. Väga mõnus pakkumine. Saate veel kursuse ka. Väljakutse nii-öelda. Aga mul ongi mõned küsimused veel jäänud. Sa oled ka pikalt ringi rännanud, elanud Balil. Kas sa nüüd näed ja ehitad oma elu Eestis või kuidas sa näed seda nüüd järgnevad aastad? Ei tea isegi. Et tegelikult meil on kaaslasega mõte ka nagu rändama minna, et natuke vaadata seda, et kus me ise tahaksime olla. Me pole 100% kindlad, et me tahame praegu Eestisse jääda, seega me läheme ka ise veidikeseks rändama, et ma tulin tagasi, ma tundsin, ma tahan Eestis olla, ma natuke aega oligi see, et on päris hea, aga hetkel tunnen ka ise, et tahaks minna. Samas on nagu siuke ka pereloomise vibe nagu sees, et veidi on nagu sellist segast maapinda natukene. Mul on sarnased tunded praegu. Täpselt sarnased tunded. Aga pigem me vaataks veel natukene ringi, et kus siis tahaks jääda paiksemaks. Okei. Ja viimane küsimus sulle tegelikult on 2 küsimust, ja. Kas sul on mingid uued plaanid ka või uued plaanid plaanis võtta, just coachingu või siis mingi uus kursus või kas enesearmastuse töö jätkub naistega? Ma olen vahepeal aastate jooksul ikka mõelnud, et aitab küll, ma ei taha enam, et ise enda jaoks on nagu asjad olemas ja sa tegeled nii-öelda enda asjadega, et ei taha nagu selles olla. Aga seal on ka muud asjad, on need ületöötamised, läbipõlemised, muud pinged, suhtepinged olnud, mis tihtipeale mõjutavad teisi asju, seega sellel hetkel ei tasu kunagi otsuseid vastu võtta tegelikult, kuni sul on jälle stabiilsem ja sa näed, et okei, tegelikult asi polnud nii-öelda selles. Aga ja, kuna ma iga kord näen, kuidas seda on vaja ja et on neid inimesi veel, kellel on vaja, siis ma ei näe, et see nii-öelda muutuks. Kas on tulemas midagi uut asja hetkel, ma tunnen, et ma olen natuke toodete juurde liikumas, et see on nagu selline esimene asi, millega me alustame, et siin on nagu mõtteid, mis järgnevalt tuleb veel juurde. Aga koolitused, asjad nii on, mulle meeldib asju võimalikult lihtsana hoida, arusaadavana, mitte ma olen osanud asjadega üle kuhjata, aga et jättes nii-öelda lihtsaks ja oma asjade juurde jääda, et pigem toodete poole pealt juurde tuua asju. Lahe. Igal juhul soovin edu sulle. Oli sinu tegemistes, Katre. Viimane küsimus sulle, kes on sinu jaoks aus naine? Kuna meil on Ausad naised podcast, siis iga inimese jaoks on võib-olla see erinev. Aus naine minu jaoks, aus mina iseenda jaoks. Ma arvan, et ongi see koht, kus ma olen aus iseendaga ja ma julgen öelda, mis minu jaoks enam ei tööta, mis töötab ja siis vastavalt sellele ka muudatus iseendas ja oma elus tuua ja võtta vastutus selle kõige eest. On minu jaoks aus. Aitäh sulle igatahes, Katre. Ma veel toon siia silme ette selle raamatu, et veel on võimalus siis kasutades sooduskoodi Aus naine saada, ostes see raamat, saate siis enesearmastuse kursuse tasuta kaasa, mis alustab siis 30 juuni.
jah, just. Vot, sellised lood siinpool ja mina loodan, et teile see vestlus meeldis, väga mõnus oli vestelda erinevatel elulistel teemadel, mis hõlmab ennast ettevõtjaks naiseks olemist, nii et järgmiste kordadeni aitäh ja tšauki! Aitäh sulle, tšau!